modeli nimetus pärisrelval AK-47S ehk siis small, mis viitab sellele, et teda on võimalik teha kompaktsemaks, kirata kokku ja pisikene, mitte küll päris uusi mõõtu, aga palju mugavam kuskile hõlma alla pista või kaasa võtta. Paneme siit kohe tagasi õigesse asendisse, siis me saame ka talle magasiini alla panna, salve. Käib samamoodi alla nagu pärisrelval kinni ja vaatame kohe, kuul praegu rauas ei ole, võtame kaitserivi maha, kuul rauda ja läheb laskmiseks. Või siis automaatvalanguga. Ainuke asi on see, et automaatvalanguga saab balloon väga kiiresti tühjaks. Ja kõik, ja ongi kõik. Ainus asi, mis, kui midagi negatiivset leida, balloon saab liiga ruttu tühjaks. Aga samas ballooni vahetamine ei ole ka midagi ületamatult rasket. Tuleb võtta see salv põhja alt, luuk lahti ja siin sees. Nüüd väga hästi võib-olla ei ole teil küll näha, aga siia sisse ta läheb. Siit tuleb kuuskant võtmega lahti keerata. Saab uue ballooni sisse panna. Hetkel mul ei ole varuks siin metsas kaasas rohkem. Mõned faktid veel. Õige relv. Ehk siis päris elava laskemoonaga tulirelv kaalub sellest 200 grammi isegi vähem ja on ka 4 sentimeetrit lühem. See on päris relva mitte nüüd täpne replika, aga välimuse poolest eks ta petab ju ära. Ja relvalukud, asjad, kõik käivad samamoodi, raudsihik, mida siin peal reguleerida. Ja siit külje pealt siis et kas siis automaatvalangu peale või siis burst režiim kui tõrt. Ja mis mulle meeldib eriti, mille jaoks ta sai ka soetatud, et tal on see tagasilöök ja jätab siis ehtsama relva mulje, eriti filmivõtetel, kus on vaja kasutada. Originaalis tuleb see nüüd muidugi punase otsaga, et teda ei aetaks segi pärisrelvaga. Lühidalt vast kõik. Järgmise korrani.